aga nüüd on vist kõik, kes on plaaninud naasta, on naasnud ja liigume edasi sellega, et Kaur on viimasel ajal tegelenud sellise huvitava ekstreemspordiga, nagu seda on Atlassini toodete sertifitseerimine, tähendab selles mõttes, et või iseenda sertifitseerimine Atlassini toodete eksperdiks ja kuigi mul on jäänud nagu mulje sellest, et ta on mõningaid projekte teinud ja just nagu erinevate klientide juures tehes tõenäoliselt ka erinevaid kogemusi omandanud, siis Kaur väidab, et see ei pidavat tegelikult väga lihtne olema. Et räägime kogemustest ja kas ülejäänud peaks ikka selle peale mõtlema? Et nagu igasuguste sertifitseerimistega, kes on enne teinud näiteks Microsofti serte, et siis nad umbes kujutavad ette, ma ise tulen Microsofti maailmast, et olen töötanud sellises kohas nagu Baltic Computer Systems alates 1998 kuni 2003 oli äkki, siis meil oli lausa kohustus neid Microsofti serte teha iga poole aasta tagant. Ja Microsofti serdi eksamid olid ka suhteliselt tüütud, aga need Atlassiani omad on nagu korda 10 siis. Et seal nad tahavad saada sisuliselt Atlassiani vaatenurgast vastuseid küsimusele, et kuidas nemad kasutaks oma tooteid. Meie oleme läinud ammu sealt nagu valgusaasta kaugusele sinna, eks ole, Kemiti näitel või kunagi Smiti näitel arendanud oma meilihandlereid, teinud igasuguse ristlinkimisi ja asju, et seal on kohati nagu päris keeruline ennast tuua sinna tavakasutaja tasemele, et kuidas me nüüd peaksin vastama, et valikvastustega küsimused on ju. Aga mida see siis annab, on ju, et mina tegin ära selle Service Desk beta eksami ja homme lähen tegema seda siis Agile'i eksamit, et saab näha, kuidas läheb, hoidke pöialt. Et mida see CERT annab, ühest küljest on ju teile endale enesekindlust ja teie ettevõttele siis võib-olla mingid paguneid natuke, et saab võib-olla ka Eestist välja poole vaadata, kuna ega neid Atlassini eksperte nüüd väga palju ei ole veel, kuigi nagu võiks olla, neid võiks alati rohkem olla, ma arvan, et see toode veel kõvasti võtab turgu ja vajadust seda administreerida ja olla peakasutaja, ma arvan, et on küll ja veel. Ja et kes üldse tunneb huvi selle vastu, et võiks võib-olla alustada enda testinstantsist, et panna püsti mingisuguse testinstantsi ja hakata seda nagu kasutama. Et võimalikult palju aru saada sellest, mida siis on sellega mõeldud teha ja mida sellega saab teha ka sealt edasi, et kuidas teda üles panna niimoodi, et ta raporteeriks siis vajadusel juhtkonnale, eks ole. Ja ma soovitaks alustada sellest eksamist, et see tundub olevat siit kõige lihtsam. Mina jätsin see kõige viimaseks, kuna mul oli olulisem nagu keeruline enne ette võtta. Et need eksamid näevad tüüpiliselt välja siis sellised, et seda saab teha IT-koolituses ainult Eestis. Ja seal on valikvastustega siis sõltuvalt eksami keerukusest kas 60 või 90 küsimust. Aega selleks on siis vastavalt kas 2 tundi või 3 tundi. Nii et ühe küsimuse peale on siis umbes minut, 2 minutit, jah. Et kuna nad on keerukad ja inglise keeles, et siis peab vahel nagu une pealt teadma seda vastust, kui sa oled juba 1,5 minutit kulutanud selle lugemise ja arusaamise peale, siis sa pead nagu teadma. Aga jah, selleks muud moodi nagu õppida ongi keeruline, kui sa ei tee enda testkeskkonda. Et seal on hea neid projekte siis luua, liidestada oma vahel ja neid ekraanivorme ja õigusi mängida läbi. Et kas keegi üldse, kui palju siin on nagu Jira peakasutajaid ruumis? Ahah, 1, 2, 3, 4, 5. No võt, nendele võib-olla olekski huvitav seda proovida, et iseenesest on nii, et neid materjale on võimalik sealt osta eksami ettevalmistuseks ka, aga ma ikkagi arvan, et kõigepealt peaks alustama võib-olla ühe testkeskkonna näppimisest. Et tüüpiliselt ma eeldan, et riigiasutustes on kindlasti olemas testkeskkond.
eras võib-olla siis, kui on põhjendatud. On, ütleb Triinu, väga hea, eeskujulik. Et see tähendab, et sa saad öösiti magada. Nii tore. Et mis näpunäitid me sealt eksamilt siis kaasa veel annaks, et tehke üks projekt, pange talle 3-4 erinevat rolli külge, nende rollidele külge erinevad õigused, liidestage AD-ga, proovige kasutada AD ja Jira direktorit koos, vaadake, kui järjekorda muuta, mis juhtub, kui nested groups lubada, mis juhtub, võib-olla konfuga liidestamine, eks ole, mingid lihtsad makrod, Jira issues makro näiteks kindlasti. Siis kui tahate service deski eksamit teha, siis peate kindlasti une pealt teadma, kuidas käib SLAD häälestamine, kuidas käib raporteerimine, portaali request type'ide seadistused. Ja Confluence'is ilmselt peab natuke oskama siis edasi jõudnud makrodega, edasi jõudnud tasemel makrodega mängida. Et mina arvan, mina isiklikult Confluence'i täna ära ei teeks isegi, et selleks peaks nagu tõsiselt huvi tundma selle toote vastu eraldi. Kuna mina olen kasutanud teda põhiliselt nagu service deski või Jira software'iga liidestamisel ja teinud sinna mingisuguseid lihtsamaid lehti. Jah. Äkki teil on kohe mingid küsimusi selle teema kohta? On keegi huvi tundnud? Piisavalt uus, et võib-olla polegi keegi mõelnud veel selle peale. Muidu tänapäeval on nagu kombeks sertifitseerida muudeks asjadeks. Kes omab mingit sertifikaati? Midagi komates, okei. Vähemalt ikka nagu päris kurtide kõrvadel jutt ei ole. Lihtsalt tundub hirmutav. Palju see maksab? Eksam on, see olenevalt eksamist. Näiteks see Agile Software Development maksis vist mingi $350, korduseksam 150. Kui ma ei eksi, jah, või oli 450, midagi sinna kanti. 350 vist, jah. Ja meie kaudu on võimalik soetada ka vouchereid, kus saab siis 4 paki osta, sealt saab mingi väikse ale, et kui on rohkem tegemas. Ja kui esimest korda minna, võib-olla teed 2 korda ka, on ju. Mis seal on? Me oleme Kauriga koos pusinud, et minu kogemus palju trikiga küsimusi on, ehk nad on sinna pannud asju, mida tegelikult Jiras olemas ei ole, ehk et et sul on 5 varianti ja siis üks variant on selline, mis tundub jumala loogiline, et siuke asi äkki võiks ka olla ja siis sa pead teadma, et seda ei ole. Just, et need tõmbega küsimused on ka. Ja hästi pikad lohisevad situatsioonikirjeldused ja hästi pikad lohisevad variandid nende juures ja neid on vähemalt ka 4-5 tükki. Millest tuleb valida mitte 1, aga ma ei tea, 2-3 õiget. Et ei ole jah, kõige lihtsam leib. Aga ärme siis väga ära hirmuta, et... Ei, teha tasub. Minul endal on nüüd tekkinud ühe eksami läbi kukkunud 55% 65 nõutust, ehk siis ma arvutasin isegi mitu küsimust, 7 küsimust jäi puudu. Et nüüd on nagu sportlik huvi see asi ära teha. Mul on sama, et tahaks nagu kõigepealt saada selle agiilse nüüd mingi hea protsendi peale ja siis ma tahaks proovida uuesti kas Jira admini või siis service deski. Ja mina kukkusin jah selle admini eksamil. Natuke vist läksin üle jala ka, aga... Ja mõtled küll, et oled nagu mingi 6 aastat ainult adminid. Seal on need küsimused, et what is the best, kuidas on see, et optimal way. Most optimal solution, Atlassian way. Et ei aita sellest, et ma mõtlen enda peaga, et sa pead mõtlema nagu läbi Atlassiani pea. Ja Atlassiani pilve. Okei. Mis peaks motiveerima, et teha neid eksameid, et kas nagu paguneid teenida või ehk siis, et kas nad nagu sisuliselt ka annavad tarkust juurde? No ma usun, et kui sa selle eksami ära teed, siis ma arvan, et ei teki küsimus vähemalt selles, et kas sa tead Jirat muidu või oled sa nagu teda kasutanud Ai, minu väga palju lisainfot.
mina olen väga palju juurde õppinud tänu sellele, mis on nagu üllatav täiesti. Et vaatasin ära ka ühe YouTube'i video, kui guugeldada täiesti suvaliselt, vaatasin siis ära niisuguse inspireeriva video ja sealt tuli sama asi välja, et asju, mida ma varem ei taipanud kasutada, nüüd ma taipan kasutada. Näiteks palju teist on kasutanud Jiras webhooke või ütleme, läinud sinna karmimasse konfi mingid issue collectoreid näiteks. Et no tegelikult need on võimsad asjad ja hoiate kokku üsna palju litsentse teinekord, et tasub läbi käia need. Ja minu meili konfimise oskus on ka läinud paremaks ja ma ei ole veel alla andnud sellele oma mõttele, et jah, äkki siin nende mingisuguse kasutuslugude koha pealt äkki seal puudutaks korra seda meilihandleri teemat, et minu kõige vihatum osa Service Deskist ja Jirast, Jira muidu on okei, seal saab veel plugineid panna, aga Service Deskis on see meilihandler, et tahaks kohe Atlassiani kirjutada pika nagu 6-leheküljelise ettepanekute nimekirja, mida võiks teha seal ümber, sest jah, see sisseehitatud meilihandler seal Service Deskis on vägagi nagu puine ja ta ei saa aru tihti, kui seal on mingi värvilises kirjas HTML või midagi, siis ta arvab, et sellest tuleks nüüd uus pilet teha, et ärme seda sinna kommentaariks küll pane, mida sa eeldaksid, et ta teeb, mida ta peaks tegema. Ja siis on huvitavad olukorrad, kui sul on inline pilt Gmailis või siis attachment lisaks, et siis ta läheb ka hulluks. Siis me oleme mõnes kohas siin kirjutanud oma meilihandleri, mis on võib-olla siis natuke rohkem töögi, aga ma ei tea ka, siin peaks äkki Smith ütlema, kas see on parem. Kuivõrd need kursused käivad kaasas need Atlassiani toodete enda versioonidega? No need on nüüd versioon 7 jaoks kõik, mis puutub Jirat ja Confus, siis mingi 5, 7 ja üles või. Confust kahjuks nii täpselt ei tea, kuna see on mu selline nagu vaeslapse rolli jäänud, kuna ma kõike lihtsalt ei jõua, ma pean kogu aeg jälgima Jira ja Jira Service Deski versioone ja mis seal muutus, et siis ma Confut ei tea, aga jah, et Service Desk ja Jiras on 7 ülesse, et viimane kord, kui me nüüd tegime proovi küsimusi, siis tundus, et 7.3.0 vist oli juba, kuna seal tekkis see just vastus oli vale, kusjuures meil oli õige vastus, aga nende eksamites oli veel vale vastus, nii et nad ei ole järgi jõudnud. Me ajasime Triinuga näpuga järgest, ma teadsin kindlalt, et seda ei saa teha ja siis seal oli vastus, et saab. On teil veel mingid naljakaid lugusid oma juurutumiskogemustest või tahate küsida veel mingid selliseid igapäevajuhtumeid? Ma kommenteerin korra selle pagunite ja muu teemasse küll juurde, et mida ma ise olen näinud sertifitseerides, on see, et tavapäraselt mis tahes tooteid kasutades ma kipun käima seda ühte rada läbi niimoodi nagu see kehv tarkvaratestija, kes alati sisestab selle sama väärtuse ja kuniks see lõpuks ära parandatakse. Et need ametlikud serti-eksamid ja selleks õppimine tekitab selle vajaduse vaadata neid tooteid veidikene laiemalt ja just ütleme, olles selline mingisugune juhtkasutaja või sellises rollis, siis sealt nende nägemuste hulk, mis sealt hakkab tekkima, on väga suur, et ma olen ise küll viimasel ajal mitte sertifitseerinud, aga kus ma olen nagu jälginud kõrvalt neid protsesse, siis ma olen juba ainuüksi kuulates kõrvalt õppijate kirumist nende küsimuste teemal, mida nad peavad õppima, ma olen harilikult järgmisel päeval leidnud mingisuguse probleemi, mida tegelikult ma tahaksin, et nad sedamoodi lahendaksid, mitte nii, nagu nad praegust teevad, nii et selles mõttes väga, väga selline mõistlik pool. Nüüd enne kui ma tulles küsimuste ja muude juttudega siia poole tagasi, siis tekkis kohvipausi ajal tekkis küsimus, et Atlassiani toodete kasutajad käivad ürituseti koos kuulamas ja teiste kasutajate jutte, et kas mingisugust sellist nagu mailing listi või midagi muud ei ole, siis ma ka Ievaga rääkisin, et tegelikult ei ole, on olemas küll Trinidadi Facebooki page, aga vaata page on selline asi, mis on nagu selline page'i omaniku keskne, ehk nemad saavad postitada ja kui keegi teine postitab, siis see läheb harilikult kuhugi nurga taha ja siis on võimalik otsustada, kas seda natuks rohkem esile tõsta või mitte. Et
ma usun, et on mõistlik vaadates seltskonna hulka, kes koos käib, tekitada mingisugune Facebooki grupp, mis ja kuna kontaktilist on olemas, siis saadaks teile meilid laiali, et oleks mingi koht, kus on selline jooksev jutt ja kus on võimalik neid samu küsimusi ka ürituste vahelisel ajal tõstatada selles mõttes, et kui kellelgi on mingisugust juppi puudu või kellelgi on küsimus kas helpdesk või service